Kui te ise mõtlete oma rolli peale, siis kes on teie mantlipärija? Te mõtlete lausa isiklikult. Minu mantlipärija on noor, maailmahuviline, tark ja hea neuroloog. Võib-olla tehismina. Selles mõttes, et ega ei saa siin teisi inimesi osaldada, et tuleb teha digitaalne teisik, kes teab kõike täpselt, mida ma olen kirjutanud ja mõelnud ja siis jätkab seda, et ma võib-olla kedagi seda üle ei annaks nii sama lihtsalt. Ma arvan, et mul ei ole ühte mantlipärijat ja see järelkasvu roll või olemus on minu jaoks hästi oluline. Ja mulle väga meeldib teha koostööd noorte teadlastega ja neid siis nii-öelda aidata teele, mis on neile ainuomane, mitte siis ilmtingimata teha seda teadust, mida mina täna teen. Kirjeldage, mis motiveeris ja pani teid otsustama, et doktorantuuri tulla? Ma juba gümnaasiumis tegelesin väikest viisi teadustööga, et see on siuke loomulik jätk siis sellele. Mida peaks tegema ülikool teisiti, et tudengid või noored tahaksid siis siduda ka oma karjääri rohkem ülikooliga? See on nüüd tõesti küsimus sellepärast, et teadlase karjäär ei ole nii hea sissetulekuallikas, et see on muidugi ülikooli ülene probleem, et mitte ainult teaduskond ja ülikool, vaid ma näen siin ikkagi panustamist riigi poolt. Arvan, tule Eesti riigis ei osata väärtustada piisavalt doktorikraadiga inimesi. Need noored inimesed, kes peaks doktoriõppesse tulema, et nad ei saa aru, et mis on see lisandväärtus ja et miks nad peaksid selle pingutuse tegema, et seda kraadi saada. Ja seetõttu on nii palju muid variante, kuidas ennast teostada. Aga mis peaks muutuma selleks, et tudengid kaaluksid rohkem doktorantuuri tulemist, oma karjääri sidumist ülikooliga just nimelt? Ma arvan, et me lihtsalt ei tea praegu, mida me liiga palju selle doktorikraadiga teha saaksime, ja mis väljundaid see meile toob. Ülikool võiks tegelikult minu arust soodustada interdistsiplinaarsust ja see ei ole mitte ainult ülikooli teema, vaid see on ka laiem riiklikul tasemel või üleüldse Euroopa tasemel see, et kui siin oli see COVID-i pandeemia oli, siis lõpuks suudeti lisaks arvuteadlastele, bioloogidele kaasata ka psühholoogid ja sotsioloogid. See võttis kuramuse kaua aega, et näha seda, et inimesi hinnatakse üks asi ja et nad võivad kaasa lüüa ka teistes valdkondades, kui nad viitsivad õppida. See on ka loomulikult eeltingimus.